Tervitused! Täna ajame selle käula välja, et lähme teeme väiksed ringid Keila jõe keskjooksul Kohila kandis, kui seda nii nimetada võib, ja siis järgmine päev ülemjooksul ka, et paneme, vaatame, kas 2 päevas saame mingi. Lähme siis kärutame jõe peal kajakiga avalaks. Viskame siit pisikola autopagassi, ajame paadi auto katusele. Tõssin siin kola maha, panen asjad valmis ja hakkan siit vaikselt minema ülesvoolu, vaatame, et äkki näeb mõne havi ka siis ära. Puhas nauding lihtsalt looduses niimoodi kulgeda ja kala saamine on vaid kirstordil. Et siin on tõesti nagu 2 ühes praegu. Natuke püüad kuskil, jälle sõuad veidikene edasi ja unustad üldse kalapüügi hetkeks ja naudid loodust ja jõe peal kulgemist. Ja millise võimaluse see annab mulle siin. Vaadates neid kallel ümberringi on täiesti võimatu siin kaldalt püüda. Pisikene takistus siin. Näen hoopis siit vahelt, ei hakanud seal väga palju võimlema. Väga super mobiilne sõiduvahend. Op, nii. Puh. Palun sulle haugi. Aga ikkagi võtt. No. Päris hästi juba ju. Kutsub äkki mõne suurema nüüd kohale. Nii aia.
pani nina eest minema üks hauk siin. Pisikene. Nii, täna uus püügipäev ja Keila jõgi samuti teine lõik peale lähen siis Ülemjooksult ja vaatame, mis siis täna toob, et öö oli miinuskraadidega. Maikuu -3 näitas siin, aga päeva peale temperatuur tõuseb, tuleb päikesepaisteline ja suht tuuletu ilm. No lausa lust, vaadake neid kaldaid siin. Kaldamehena oleks ikka päris piin. Ikka super võimalused avanevad ja lihtsalt sõita. Vaatame, proovime siin esimesed visked siin ka kuskil siin sirge peal. Üks esimesi viskeid otse kümpi. Tahtsin siia põõsa alla visata. Aga viskasime puu oksa. Vaatan, et vesi on siin üsna sogane, et kalavõtu koha pealt väga suuri lootusi ei hakka helitama, aga lihtsalt mõnus feeling ja tõeline looduse nauding. Lihtsalt Piki jõge sõita. Jätsin landi põhjasin offset konksuga. Päris huvitav. Panen siin valge kummiluti. Vesi on ikka sogane ja tume. Väga mõnusid üll. Jäälind just
maandus siin kaseoksa peale. Praegu lendas siia kõrkjate poole. Kala koha pealt on täiesti vaikus. No lihtsalt mega mõnus kalapüügi võib vahepeal lihtsalt ära unustada. Nii, kas oli võtt või? Oppa, jaa. Oi kurat. No jäi taha, aga Jaak kinud ära ja oli mingi, see oli juba paarikilone poiss siin. Nii. Tuli uuesti. Siit saime võttu. Opa, ilus haug. Nii. Ilus haug, poiss. No. Oh. Niimoodi. Vaatame, toimetan temaga korraga alla, vaatame, mis ta on täpselt, aga kaanid on tal peal igal juhul, et tähendab, et passib ühe koha peal. Noh, kotikala. Tõmbame lõpuse läbi. No 50 senti on ta kindlasti. Vaatame, mis ta täpne mõõt on. 60 võib olla. Nii. Ära märgi. 68. Ütleme 67. Nii, palju ta kaalub. Võtame selle ka üle siis. No 1,5 vist, siuke 1,4, jah. Okei, kena värk. Okei, proovime veel siis natukene. No see on ikka täielik boonus tegelikult. Naudid lihtsalt looduses sõitu kajakiga ja vaatad siuksed enam-vähem potentsiaalsed kohad, viskad ankrusse, teed mõned viskid ja siis. Ja 3 korda võttis kus juures see haug. Siukas loiult tuli järgi. Algul ei saanud arugi, esimese korraga hambajälgi ei näinud, teise korraga juba nägin kala ära ja 3. vise ja siis sain õnneks saakid. Uuesti ankrusse siin. Huvitav käänake on see. Võib kindlasti veel olla, aga
ei ole üldse oluline. Proovime. Lähme paarutame edasi, et selle koha pealt rohkem ei tuldi. Hakkan vaikselt tagasi liikuma ja püüki lõpetama, et siin on natuke maad mul minna. Täna jah, ei saa jälle pikka päeva võtta endale, aga sõit ja püük läbi tänaseks, et randume siis ära. Alustuseks käib küll. Eks siis vaatab, kus kohtume, kas uuel kajakisõidul või kuskil mujal kalarindel.